brasiillane William, Paidelinna meeskonna siis uus tulnuk. Ja tundub, et uus mees on palli taga järjekordselt ja paneb palli sinna tagaposti ja päris mõõdetult jälle kordselt. Nüüd tuleb litakas ja see litakas läheb seekord üle. Päris kõva surve on ikkagi Paide esimeste minutitega peale pannud. Tahab ette võtta. Tuleb ja olemas! Ja siit William lööb kohe ära oma debüüt mängus. Numero 1. Vist võiks öelda küll. Ja siit ta saab juba kätte. Ja oli näha tegelikult, et Kuressaare vajus sinna oma... Kõvasti külles ja pall kasti ja nüüd on võimaluse koht sealt. Demidovi tõste ja Lillander mõtleb, lükkab kannaga endale, aga sealt võetakse vist ikkagi käsi. Ja võetakse käsi sealt olukorrast ikkagi. See sama olukord, mida me ikkagi hakkasime siin ise tundub menetlema. Et ikkagi Hugole võetakse see käsi siin ära. Aga vaatame nüüd. Pajunurm, Merits, Pajunurm, Merits ja Pajunurm lööb ära selle hooaja 4. Märten Pajunurm lööb ära eelmisel hooajal, sai need kokku keskkaitsja 9, sel hooajal 4. Nii et kõva avaldus ja ütleme niimoodi, et kui raha oleks pannud praegu Vivapetis selle peale, et mõlemad meeskonnad värava löövad, siis kohtumine, mis jäi siis 1-1, oli tegelikult olukord sarnane. Padamoosi oli mees siis, ja Miller ei löö ära, nüüd Anier ei löö ära, Anier ei löö ikka ära! Siis oleks vähe ohtlikum. William riputab kasti. Anieri peale seal nõutakse kätt ja värav on olemas. Värav on olemas, seal jäädi natuke naljakalt seisma ja Nõmm ei ole üldse selle olukorraga rahul, et ja Paide saab kätte. Ja Paide saab siit kätte. Ütleme niimoodi, et Jam saab siit oma hooaja 2 kätte ja kuidagi lihtsalt. Hästi, nüüd keskelt saadakse kätte. Antonov teeb uut ja Vanaja läheb lööma, ei olnud üldse paha. Siin Kuressaare mehed hakkasid ju siin omavahel trikke tegema, ja saigi Paide ja Jam. Ja lõigi Anier ära. On olemas ja Henri Anier saab selle kätte, mida ta siin kaua näelund on, nagu tipurindajale kohaselt. Teine pall peab olema tema oma ja seda ka oli. Aga Kuressaare veits ikkagi keevitas endale praegu ise väga lihtsalt, et keskel anti ikkagi see pall väga lihtsalt Paidele tagasi ja sealt asja siin praegu selle Kuressaare mängule juurde. Ja aga Paide tuleb sama kindlalt, nagu nad on tulnud. Ja Kei! Ja Jam peaks... Ei, Kei hoopis. Rahu, oma Jamiga mitmes kord Jam juba sul on. See on ikkagi Kei lükkab sealt normaalset nurka. Sellele mehele meeldib lüüa tihti peale, ta sealt kasti tagant ikkagi tahab keerutada ja nüüd lüüa lööb. Ja Soo läheb jalad ees sinna sisse, ei vilistata seal ära. Kord tahab võtta ette, tuleb Susole pall ja Susa läheb lööma. Ei löö ära! Hästi leitakse Miller nüüd sealt keskelt. Korri peale, Korr nüüd jätkab seal ja on olemas, ei ole, on olemas. On ikka, Korr saab siit kirja. Ilusti ise pikendas selle Millerile ja sealt jätku olukorrast pall ja põhku ja Paide saab oma 5. Just täpselt, väga hästi Korr ise selle sepitses, andis ilusa söödu peaga. Nii püsti. Aga 90 minutit on täis ja Maalinn ei anna ka lisaminuteid, nii et mäng ongi lõppenud. Paidelinna meeskond on võtnud siit sellest kohtumisest 5-1 võidu Kuressaare FC Kuressaare. Ja siin on meiega FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. Täna selline mäng 5-1, kuidas ise mängu kokku võtad? Ei saa rahul jääda, et liiga lahtiseks tegime ja ei jäänud kaitses võib-olla, ei teinud neid asju ära, mis olid kokku lepitud, et nädala sees karikamängus kaitse väga hästi pidas, et Paidel väga vähe võimalusi, aga täna siin kuidagi teistmoodi, et kõigepealt standardite kaitsmine, et see on selline A ja O, et ei saanud sellega hakkama, et esimene poolek 3-1, et sealt on juba väga raske välja tulla, et saime 1-1, püsisime mängus, oli positiivseid märke, aga kaitsetöö taha täna jäi palju ja kui endale nii palju väravaid lasta, siis ega punktide tabelisse pole võimalik saada, et Paide pani 90 minutit, pakkus meile väga head tempot, mängisid täna väga hästi, sellist sirgjoonelist ja head ründavat jalgpalli, et oli kaitses tükk tegemist, aga
rünnakul oma võimalusi ka väheseid ära ei kasutanud, nii et Paidele täna teenitud võit, aga peame edasi kõva tööd tegema. Kas peatreener Sander Post pärast kolmapäevast mängu ka midagi spetsiaalselt tänaseks välja mõtles teile ja edasi andis teile mingisugused juhtnöörid või tulite lihtsalt selle sama energiaga proovisite peale tulla, nagu kolmapäevane mäng oli, sest tegelikult kolmapäevane mäng oli ju täiesti nagu võrdne võrdsega? Oli tõesti ja võib-olla seetõttu tulimegi täna mõni või ütleme siis meeskondlikult võib-olla arvasime, et tulevad kergemini mõned asjad, kui et väga raske tööga ja kõigepealt kaitses asjad kinni, et kolmapäevast oli palju positiivselt kaasa võtta, paar väikest muudatust tegime ka, et täna veel paremini esineda, aga ei tulnud täna väljakul kõik asjad välja. Järgmine mäng FC Floraga tulevad teile külla, et ka kindlasti kerge mäng ei saa olema. Mis sa ise arvad, mis meeskonnaga vahepeal tegema peaksite või mida muutma peaksite? Ega muutma ei pea midagi, muutma peab ainult keskendumist ja neid detaile ja suhtumist, et mänguplaanid, asjad tegelikult toimivad, väravaid lööme igas mängus, võimalusi tekitame aina rohkem, et on vaja selline 90 minutit kogu asi kokku panna, et Flora on hea meeskond, aga oleme nendelt varemgi punkte kätte saanud, nii et nädal aega trennis tuleb kõvasti tööd teha ja ega siin pead norgu ei saa lasta, et Premium Liiga on aastatega näidanud, et ühtegi lihtsat mängu ei ole, et on see ülemine nelik või alumise otsa satsid, et kõikidest mängudest on võimalik punkte saada, aga selleks tuleb väga hea mäng teha. Väga õiged sõnad. Aitäh sulle ja siis edu järgmisteks mängudeks. Aitäh. Ja nüüd on siin meiega Paide linna meeskonna mängija Maicel Lillander. Tervist ja palju õnne väga veenva võidu puhul. Täna tõesti väga veenev mäng teie poolt. Kuidas ise mängu kokku võtad? Tegelikult kui aus olla, siis liigat siis pidades silmas, et viimane mäng meil siin kodus ei läinud kõige paremini, et meil oli puudu natuke võib-olla iseloomust, agressiivsusest ja võib-olla ütleme suunale, väravale ka, et täna me suutsime kõiki neid asju siis täita vähe paremini ja sellega meile tänuks ka selline vägev skoor, et mängisime hästi, täna olime väravale orienteeritud, kaitses olid asjad korras, et ei lasknud mingit jama, et eks see penalti oli natuke õnnetu, aga muidu hea mäng meie poolt. Kui see 1-1 värav tuli, siis kas oli ka selline tunne sees, et läheb jälle sarnaseks mänguks nagu kolmapäeval oli, sest kolmapäeval oli seal kuni üsna mängu lõpufaasina oli üsna selline nii-öelda võrdne seis ja teil ei olnud nii kerge mäng Kuressaare vastu, kui täna oli. Kuidas need emotsioonid seal vahepeal olid? Äkki lõime kuskil 15 minuti juures selle värava ja vastu tuli äkki ka kuskil 20 juures, et mängida oli nii palju, et me selle peale ei mõelnud, et pigem oli olukord see, et me isegi ei saanud aru, et seal oli üldse mingit penaltit, et keegi ei nõudnud, ei meie ega Kuressaare mängijad nagu keegi midagi reageerinud, järsku oli käsi penaltipunktil ja et selles suhtes meie jaoks ei olnud vahet, et me lihtsalt täitsime oma tööd, tegime ilusti, et suunasime mängu ilusti väravale ja väga palju lööke tegime täna, et selle üle on hea meel. Kas peatreener Vladimir Vassiljev pärast kolmapäevast mängu ka midagi konkreetset tänaseks mänguks välja mõtles või andis mingisuguseid konkreetseid juhiseid ka, sest alles ju paar päeva tagasi sai juba Kuressaarega mängitud? Otseselt me midagi tegelikult ei muutu, me mängisime suhteliselt sarnase mängupildiga, et pigem oligi see, nagu ma alguses ütlesin, et natuke oli agressiivsust ja iseloomust puudu, et pluss see, et rohkem lööke tegime väravale, et pigem oligi see, et me ei tahtnud nagu seda mängu liiga ümaraks ajada. Aitäh, palju õnne veel kord võidu puhul ja edu järgmisteks mängudeks!